tänapäeval on eriti siuke teema, et kui sa räägid inimestega raamatute lugemisest, siis raamatute lugemine on mingis mõttes popp tegevus, ainult et igasugust eneseabiraamatute ja motivatsiooniraamatute ja raharaamatute ja nendest on ka kindlasti kõigest palju kasu, on ju, ja siis kui inimene küsib su käest, et mida sina siis loed, ja mina ütlen mingit ilukirjandust, on ju, et siis tekib küsimus, mis sellest ilukirjandusest kasu on. Et mis sinu arust ilukirjanduse lugemisest kasu on? Just selle juurde tagasi jõudus, et minu arust ka need inimesed nüüd mitte kellelegi varba peale tahtes astuda või mitte kedagi hinnates tema lugemuse või siis huvide järgi, aga inimesed, kes neid eneseabi raamatuid loevad hästi vägivaldselt just, et oi, ma nüüd lugesin seda, et ma olen nüüd nii siis nad tegelikult ju ei ole terved, nad ei saa sealt seda abi tegelikult, et nad loevad seda, aga selle silmade taga on tühjus. Et kui sa pead juba neid eneseabi raamatuid lugema, kui sa otsid sealt vastuseid, siis sa juba minu arust oled valel teel, et pigem loe ilukirjandust ja lase lahti kõikidest nendest, mis need on rikas isa ja vaene isa, et kuidas saada rikkagi, iga hinna eest, kuidas saada terveks, kuidas saada. Et kõik vastus on tegelikult enda sees olemas ja minu arust see ilukirjandus ja luule ja kõik muu sõnaline tegelikult see avab tegelikult sul tee siis ise endasse, kus on vastused olemas, et üldse ei ole vaja raamatutest eneseabi õpikutest lugeda või õppida, et kuidas saada midagi. Ole lihtsalt ja usu, et sa oled kõigeks võimeline ja siis sa oledki ja siis sa saadki. Ma arvan, et need raamatud kõik räägivad ühest asjast tegelikult, et kui sa loed ilukirjandust, siis see sama mingisugune õppetund asi on sinna kirjutatud lihtsalt läbi loo. Absoluutselt see, jah, et tuleb sealt nii-öelda ridade vahelt siis lugeda. Et see eneseabi raamatu lugemine, see võib nii-öelda oma ette siukseks pornoks saada, et kui sa ütled, et inimesed leia sealt abi, siis ongi, et... Ei, nad enda arust leiavad, tähendab, see on see minu kõrvalt mul on ka sugulasi, kes iga hinnast teevad joogat ja käivad seal igasugustes joogalaagrites ja siis räägivad, kui zen nad on, aga nagu ma ju näen, et nad ei ole, aga minu asi ei ole neile seda öelda, et sa ei ole zen, et kui sa arvad, et sa oled, siis ole, aga et iga hinnast seda tõestada, et ma nüüd olen sellepärast, et ma käin seal ja ma loen seda ja seda, et siis see on juba see, et sa ju ei ole ole lihtsalt ja siis sellega on see, et kui sa loed ühe siukse raamatu läbi, sest suures osas me kõik teame, mis me tegema peame, enam-vähem oma elus. Ei tea tegelikult. Ma arvan, et teame. Tähendab, jah, see on su sees olemas, aga sa ei tea tegelikult, sellepärast, et mina olen nende vastusteni jõudnud nüüd alles 40. eluaasta. Sellepärast, et jah, ma olen kogu aeg teadnud, mida ma teen, aga teadmata, mida ma teen tegelikult. Et ma siiski hästi kaua ma ei saa öelda, et ma kobasin pimeduses, on ju, aga ma ikkagi otsisin kogu aeg midagi endast väljaspool ja tegelikult see kõik oli siin sees olemas ja nüüd ma olen selle avastanud enda sees ja nüüd mul ei ole mitte midagi muud vaja. Ja ma arvan, et kui nende raamatud, võtame lihtsa asja, et mingi raharaamat, kuidas saada rikkaks, on ju, et kui sa loed ühe siukse raamatu läbi ja kui sa siis, see on praktiline raamat ja kui sa siis hakkad tegema seda kõike, et ega sa siis tegelikult rohkem ei pea neid raamatuid lugema, aga kui sul saab nagu hobi sellest, et sa loed neid raharaamatuid, siis see ongi siuke nagu... Sa oled juba seal ringis sees. Ja mõnest on see ka, et iga hinna eest saada rikkaks, et mis asi see on, et minu, sa oled juba siis jälle mingisuguses hoopis teises, selles mingis nõiaringis ja siis tõenäoliselt ei saagi kunagi rikkaks, sest et sul on see kinnisidee saada rikkaks. Aga minu enda jaoks on ikkagi ainus valuuta või ainus asi on energia. Mis see tähendab? Loomisenergia ja kõik, mida sa annad, saad tagasi ja see ei ole raha. Raha on ka energia ju. Energiavahetus. Võib-olla, minu jaoks mitte. Mul on rahast ükskõik. Ja sellepärast, kuna ma ei mõtle selle peale, ma ei muretse. Ma ei ole kunagi muretsenud, et mis saab homme. Et ma olen neiupõlvest saati olnud Scarlett O'Hara mu üheks, see on Tuulest viidud siis romaanist mu selliseks heroiiniks või et ma ei mõtle sellele täna, ma mõtlen sellele homme.
selle ma olen nüüd ümber muutnud, sellepärast, et see on olnud kogu aeg takistuseks mu elus, sest et ma kõike lükkan homse peale, aga seda, kuna ma nüüd elan nii, nagu poleks homset, siis tegelikult tuleb täna kõik asjad ära teha. Kui see midagi, seda homset ei pruugi ju tulla. Aga jah, ma ei ole mitte kunagi muretsenud, sest ma tean, et ma saan alati hakkama ja ma olengi saanud, sest et kuidagi on see 40 aastat tehtud nii, et ma ei ole pidanud ju töölgi käima. Midagi ma ometi tegin, ma olen ju 2 last üles kasvatanud, ja siin ma olen. Aga see on tehtud ja ma ei mõtle selle peale, et... Eesti Esu.